Tere tulemast tagasi, suurimad fännid on siia jäänud veel. Kes teist on näinud saatesarja Elu loomaaias? Tõstke käsi. Ja siin on ikkagi palju inimesi. Mõni veel ei ole, siis saab kohe tuttavaks ja saab järele vaadata. Jupiteris on minust järelevaatamine täiesti olemas. Igatahes, mul on siin nüüd au põhimõtteliselt kolleege tervitada, kes selle suurepärase sarjaga valmis said. Kõigepealt Sander Loite, ajakirjanik, toimetaja, produtsent, saatejuht, siis Ants Tammik, režissöör, operaator ja Patrik Antoniuk, selle saatesarja monteerija, kes ma ütleks, et siin on võtmeinimene lausa, sest kogu selle materjali pidi ka läbi töötama, mida teised siin tegid. Rohkem meil polegi siin tegelasi, kõige väiksem seltskond, aga kõige jutukamad kindlasti. Ja terve saal on veel täis ka inimesi, kes üht või teistpidi on seotud muidugi. Just, see on väga oluline tähelepanek, sest siin on selle saatesarja tegelased on ju paljud siin saalis ja oskavad kindlasti kommenteerida. Ma küsin algatuseks hoopis sellise küsimuse, et kui palju te teadsite Elu loomaaias enne, kui te seda sarja tegema hakkasite üldse? Patrik, palju sina oled loomaaias üldse enne käinud ja teadsid sellest elust? No, minuga on see teema, et ma olen Tartust, seega minul on väga-väga hägused mälestused lapsepõlvest ja põhimõtteliselt see ongi kõik. Väga hea. Ants? Läbi teiste projektide nagu taharuumidesse me saime ja seda potentsiaali nägime, aga kuna ma olen ühe tütre isa, siis me viimased 6-7 aastat oleme käinud tihedamini. Sander, sa oled iga nädalane külastaja. Enam-vähem jah, et ma kuidagi õnnekombel elan siin nüüd viimasel ajal üsna lähedal ka, üsna lähedal on suhteline mõiste, aga et siia saab tulla, kui hing ihaldab, aga kui ma mõtlen ka, et kui Patrik ütles siin lapsepõlvest, siis ma mäletan küll seda ka Tartu poisina, et minu jaoks oli suur õnn, kui oli asja Tallinnasse ja kui preemiaks oli Tallinna loomaaias käik. Et see ikkagi oli üks asi, mida ma väga ootasin ja lootsin, et ehk saab kord aastas. Ma istun seal lähemale, kuidagi ma tunnen nii jah, kuidagi kaugeks oled jäänud, saame uuesti lähedaseks. Lähedal on toredam. No, kus see esialgne mõte üldse tuli, et seda sarja teha, ja kui lihtne üldse on loomaaeda sisse saada tõesti tagaruumidesse, kõik seal on tingimused, inimesed on seal ei lase väga inimesi ju tagaruumidesse, külastajad ju ei lasta, kõik on ohtlik, seal on piirangud. Kust tuli mõte ja kui lihtne oli loomaaeda sisse saada, kes oskab? Keegi meest võib alustada. Ma võib-olla alustakski sellest, et mis meid Antsuga kuidagi sidus ühtepidi või teistpidi loomaajaga. Mulle meenub vähemalt ühed kordadest, et kunagi me olime osooni pärast siin ühte jääkaru transporti jäädvustamas ja filmimas üheks looks. See oli siis nüüd selline kord, kes ajalugu võib-olla mäletab ja on suur loomaiasõber ja siinsed inimesed samamoodi, et kui nüüd jääkarusid viidi oma vanadest tingimustest sinna uude polaariumisse. Et see oli väga selline meeldejääv moment ja tutvus sellise köögipoolega. Ja teisest küljest oli ka Ants ju tegelikult, mida võib-olla vähe teatakse, aga et üks sai ninasarvikutega väga suureks sõbraks ja tuttavaks siin võib-olla 2017-18 aastal, kui oli mõte, et jäädvustada ninasarvikute elu, kui üks ninasarvikutest ootas siis ninasarviku beebit. Ants, sina läksid kohe selle mõttega, või kas sinul tuli või kumb enne selle sarja mõtte peale tuli? See pole faktiliselt kirjas, ma arvan, aga me käisime ju siin eelkõige osooni pärast lugusid tegemas ja mina filmitegijana, mina olin osooni operaator nendel aegadel ja aeg-ajalt olen käinud filmimas siis dokumentalistina või filmitegijana. Kogu aeg vaatad ringi teemasi ja loomaaias mina nägin mingiseid niisuguseid hetki, mis ma vaatasin, et mida mitte keegi teine arvatavasti ei näe, kes lihtsalt külastaja on ja seetõttu see mõte tekkis ja sõprus loodi vaikselt ja ma sain
ninasarvikuga ka natukese koos olla, mitte ühes puuris, vaid kõrvuti teises sõprus puuris. loodi ninasarvikuga siis? Inimestega ka. Nii, jah. Jah. Kui kergesti tuli loomaaed selle mõttega kaasa? Jah, see on lai mõiste, et kes need loomaaed siin on, et kõik inimesed, kellega me siin selle sarjaga kokku puutusime, nendega ma ikkagi ennem filmimist, ennem kaameraga tulemist käisime läbi ja uurisime ja saime aru, et mis see tunnetus on. Ja eelkõige niimoodi usaldus oli vist olemas, ega välja ei näidatud, et ei keelatud midagi, aga see usaldus tekkis ka võtete ajal järjest rohkem ja rohkem. Jah, et võib ju tegelikult selle mõttelise nagu näite tuua, et kui me olime Antsuga kunagi, siis ma ei tea, oli see paar aastat tagasi, 1,5 aastat tagasi, sellele veendumusele jõudnud, et midagi tõsisemat ja ulatuslikumat võiks loomaaiast siis näiteks sarja näol, eks ole, teha, et siis see tegelikult algas just sellest uuesti, et pildikult öeldes käia enam-vähem kõik nurgad siin läbi ja tegelikult ikkagi eeskätt inimesed, otsesuhtlus ja nendelt see konkreetne informatsioon, et mis nende aastas siis, mis nende aastaaegades toimub ja millele me peaksime kohe juba teadlikult eelnevalt tähelepanu pöörama ja teisest küljest, et kus me võiks olla mingis mõttes nagu, ma ei tea, kiirabibrigaad või päästekomando reageerima siis, kui midagi juhtub, sest elus teatavasti asjad juhtuvad ja äkki. No jah, ma tahtsingi küsida, et kuidas see ülesehitus üldse tekkis teil, et ei ole ju elu loomaaias esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, eks ju, vaid mismoodi see sari sündis, kuidas te seda üles ehitasite või kui kergelt need erinevad osad üldse tulid? Sest tõesti loomaaias ju, kui sa lähed külastama, seal ei juhtu mitte midagi. Et loomaaed on loomad puuris ja vaatavad sind. Loomad pole puuris ka, loomad on taga kuskil. No just, ei näegi neid. Talvel. Noh, ja siis ongi, inimene tegeleb iga päev nendega mitu korda päevas, eks ju, hooldab ja vaatab. See idee, nagu ütlesin, tekkis sellest, et oli potentsiaal, eks ju, siis lõime tingimused ja usalduse, siis panime paberile, käisime paberil kirjutatud kontrollimas ja hästi palju asju, mis paberil oli, lendas ka nagu vastu taevast ja muutus hoopis 180 kraadi teiseks, igasugused lood ja juhtumised ja sellega me arvestasime, et see on nagu ikkagist päris elus loodusega tegelemine, nii et mitte nii karm kui loodusfilmi tegemine, aga mingil määral kontrollitum. Aga et need reageerimised ja mitteõnnestumised on sisse kirjutatud, päevi tuleb palju. Ja lihtsalt me pidime olema valmis reageerima muutustele ja äkilistele hetkedele. Aga läksite lihtsalt ka ühel hommikul niisama kohale või läksite ainult mingisuguse kindla asja peale? Ikka meil oli plaan olemas, jah, muidu võttepäev on lihtsalt üpris kallis asi, et niisama ei saa, kuigi loomaaias saaks seda teha, sest kogu aeg juhtub väga palju. Aga siis tuleks nii-öelda, kui see materjal, mis juhuslikult natukese ilma plaanita filmitud on, Patrickule jõuaks ja siis meil neid montaažipäevi ja postproduktsiooni nii-öelda oleks kõvasti rohkem ja eelarve lendaks vastu taevast ja kõik muu. No räägime sellest filmimise osast siis ka, et kas või lihtsalt tõesti seal tagaruumides või aedikute ees, et milline see filmimise protsess ise oli, et kui lähedale siis te tegelikult saite ja kas te saite piisavalt lähedale või saite veel lähemale, kui te lootsite? Veel lähemale, kui lootsime, on minu vastus. Kuidas nii? No jällegi vist usalduse küsimus. Ma just praegu mul natuke kibeleb tegelikult sees vaadates, et siin on ju tegelikult need inimesed, need näod, kes siis selle usalduse millegi pärast meile andsid. Et ma ei tea, kui on mikrofon ja kui te ei pane pahaks, et äkki saab ühe mikrofoni siia ette poole tuua, ma ei tea, Oles või keegi, kes te siin vahvasti meil vastas istute, et kuidas te tegelikult selle jutu peale alguses reageerisite ja miks te selle usalduse meile andsite, et kui oli soov, et teeme loomaaiast sarja? Oles või miks? No jah, ma mõtlen, et esimene moment võiski olla, et oi joh, ei tii, mis te pagan teha tahate. Ma isegi ei tea, kas see küsimus, kuidas isegi vastata? Miks sa meiega olid nõus filmima? Ma küsin. See on huvitav küsimus, ega mina ei tea ka. Tundusime usaldusväärsed. Et ei tee mingist jama. Nii lihtne ongi. Et
ma lihtsalt lisan, et filmitegijana peab, eriti doki tegijana pead sul see tunnetus olema, et kuidas sa usalduse võidad ja jama ei tekita pärast, et see võib väga kiirelt ära kaduda või? Vaata, pean tunnistama selles mõttes, et see esimene osa, mis ma pean tunnistama ausalt. Mina ei ole seda näinud, ma ei julge seda vaadata. Vaatame koos. Sest mul on natukene piinlik ennast vaadata kuskil ekraanis ja nii edasi, aga kui nii-öelda kirjeldada seda just esimest osa, siis see, mis seal juhtus, algne plaan oli üldse, et minu visioon oli niiviisi, et see algab kõik positiivselt. Ta läheb nagu upscale, hea, sest selline meie see filmimise algus oli. Aga siis oli see sama hetk, kui see asi juhtus, siis mul lihtsalt lõi see asi. Kas see on see kitse juhtum? Sinilamm. Kas sa oled Oles nõus, kui me tegelikult ühte väikest juppi sealt, kus see crescendo, see asi tegelikult nagu keeruliseks silmad läks? kinni panna, me korraks näitame. Ei, see on see koht, kus me lihtsalt teda juba söötma päästame. läksime. No jaa. Vaatame seda koos, me palume siis esimest Seda on videoklippi. 70 000 inimest näinud. Ei, rohkem, kaugelt rohkem ja kõik on väga kiitnud selles mõttes. Aga siis saame arutada, jah? Nii. Tal on piisavalt jõudu, et ta saab imeda, aga me peame talle luti kohe nii-öelda suhu saama. Lähme teeme, ma teen pärast sulle lõpetama. Talleke saab ruttu laste loomaaeda, kus on võimalik teda sooja piimaga turgutada. Jõuetu loomakese toitmine pole lihtne, aga proovima peab. Siis oleks vaja talle temperatuur ka mõõta. Sest ta seda lutti kui sellist, ta ei tea. Tal ei ole teadmisi, ei ole kogemust. Et ma püüan talle selle suhu jõuga ajada. Uus külaline äratab laste looma ja elanike huvi. Näed, ta neelab alla. Esialgu tundub, et mingi lootus on. Iseenesest tänaseks õhtuks me peame juba siis, me saame juba teada, kas sellest midagi välja tuleb, sest me teeme talle selle samuse glükoosisüsti. Ma püüan veel mitu korda talle seda piima sisse ajada ja siis vaatame tema keha temperatuuri, kui ta on praegu väga madal võrreldes sellega, mis ümber peaks olema. Ja see ei hakka kerkima päeva jooksul, siis sellest midagi välja ei tule. Aga kui temperatuur kerkib ja siis me jätkame talle selle piima sisse süstimist suust või selle samusest lutist, siis õhtuks ta on püsti ja homme ta peaks tatsama ja jooksma ringi. Aitäh! Jaa. Et sellised mõtted sellisel hetkel, eks ole, mõtlen, et kui ma saan ka korraks küsida vahele, eks ole, loomaarstilt, et kuidas sellistes olukordades, mis ju looma ja igapäevaelu on, kuidas teie oma töös seda võtate ja kuidas need olukorrad ju võivadki laheneda siia-sinna ja ka tegelikult vahel kuskile keskele, et me ei tea tulemust? Tere ka minu poolt, jah. Antud olukorrad ma kusjuures ei teadnud isegi, ma nägin seda esimest korda ja ma ei teadnud ka tollest case'ist midagi. Need on kindlasti rasked, olenemata nagu inimesest, olla sa loomaarst või mitte, aga eriti siis, kui nad lähevad nagu selles suunas, kus ei taha. Isegi siis, kui ma tean enam-vähem 99%, et ta läheb selles suunas, siis ta on kindlasti raske ja need jäävad nagu meelde, aga nendega tuleb hakkama saada, neid tuleb õppida ja edaspidi lihtsalt proovida ennetada võimalikult palju. Kuidas te selle sarjas nüüd ikkagi lahendasite, et Patrik, sina seda materjali vaadates ka, et mismoodi sina proovisid seal montaažis teha nii, et ta jääks piisavalt väärikas, seal oleks see nii-öelda draamakaar, mis sinu mõtted olid? Kusjuures seda saadet ei teinud mina, sest et meil on 2 monteerijat, Okay. Kadri ja mina, ja Kadri tegi 2 saadet ja mina tegin 4 ja Ants tegi veel 2 ise. Ja siis see esimene ongi Kadri saade
aga noh, me arutasime seda väga palju temaga, sest et mina liitusin enne ja esimesed siis saated, mis ma tegin, on tegelikult see lõpupool, mis läksid eetrisse. Töötasime välja sinuga selle formaadi nii-öelda. Tasakaalu. Ja siis Kadriga arutades oligi tal oli päris raske seda alguses teha, kuni ta siis jõudis selle Olessi osani, sest et me mõlemad oleme õppinud filmimonteerijaks ja see on täpselt mingisugune nagu, et seal on mingi stseen, eks ju, või et see on meie jaoks nagu tuttav olukord ja see tänu sellele lõpule see aitas tal ka ülejäänud osa üles ehitada. Ja meie nagu vaatepilgust, et me näeme ja me saame tööd teha täpselt nii palju, kui seda materjali on, et nii kui see materjal lõppes, siis ega meie ka ei tea, mis selle nagu, et mis sealt edasi juhtus. Aga lõpus te ikkagi lõpetasite selle ju positiivselt. Miks te tegite nii, Ants? Mis seal valikud olid, miks te tegite nii? Selleks, et see on hea küsimus selles mõttes, et miks negatiivselt peab lõpetama ja me selle hetkel, et me ei teadnud ka, et mis sellest saab. Ja me jätsime tegelikult lahti ja see positiivne näide oli seal lõpus selle teise looma näitel, et kui oleks öelnud, et suri ära, siis mis niisugune tühipaljas fakt, mida ei pea alati nina lõõruma võib-olla, aga see tuli kuidagi loomulikult pigem see otsus ja see lootus ikkagist jäi ka. Mina seda fakti ei kontrollinud hiljem. Mina vist mõtlesin selle enda jaoks niimoodi läbi ja vastasin selle enda jaoks niimoodi, et filmikunstis ja üldse ka dokumentalistikas mingis mõttes on see aeg ja ruum, mis jäi sinna. See oli üks põhjus, miks seal see lugu selles mõttes lõppes, aga ta pakkus nii selle kurva kui positiivse asja tegelikult koos ja mida see minu jaoks vähemalt sümboliseeris, oli see, et elu jätkub ja vahel mõned elud saavad ka otsa, aga see on selle eluringi sümbolism, et minu jaoks see põhjendas tegelikult ära ja ta jättiski vaatajale võimaluse ise oma peas seda arutelu pidada ja võib-olla siis perede keskis ka arutada koos lastega, et selline see elu on aga me jätsime seal selle helguse ja lootuse, et elu läheb edasi. Ja ma mõtlen, et see on nagu, ma ei tea, et kui ma Olessi ja Priidu poole pöördun ja mõtlen, et kas näiteks teie mõtlete, et sellistes olukordades oleksite te pigem tahtnud, et seal oleks nenditud seda fakti, et mõni talv või et see on tavaline nähtus, et ei elatagi üle vahel pärast neid protseduure ja seda, et kui loom sellises olukorras sünnibki või et kas me nii-öelda valikuid tehes, missuguseid valikuid teie teeksite samas olukorras? Ma arvan, et see oli päris hästi valitud. Mul ei jäänud nagu rohkem küsimusi või ma ei oleks seda kuidagi teistmoodi osanud tahta. On vahe filmil ja uudisel, et me tegime filmi. Absoluutselt, nagu öeldakse, et film on raamat ja saade on ajakiri, eks ju. Et seal on erinevad, aga võib-olla Oless ka veel mõtleb, et kuidas sina tunnetuslikult, et kas see elu ja surm võib ühes sellises sarjas olla ikkagi nagu siiralt välja toodud ja kas ja kuidas sina lahendaksid seda küsimust? No ausalt öeldes siin on varasemalt ka juba öeldud, et loomaiad, kui külastajad käivad, siis nemad näevad seda kõike ilusad karvased, väiksed siuksed loomad armsad. Aga see on see reaalsus ja pluss ongi selles, et me saime näidata seda teist poolt ja see teine pool on ka see, et me ei ole väga külmaverelised selles mõttes, me ikkagi mõtleme loomade peale ja tihtipeale on niiviisi, et veterinaaridega meil on mingisugused keisid, mis on vaja lahendada ja siis teeme ajurünnakud ja siis mina vaidlen veterinaariga, et tema ütleb mulle, et ei, nii ei saa. Et me ikkagi otsime neid lahendusi, et ta ei ole nii lambist, et loom on kõik ja et me ei pinguta ja ei tee midagi. Ma küsin sellist asja, et kas Elu loomaaias sari oli loomade elust või inimeste elust? Kas see oli sari loomadest või inimestest? Ja kuidas te seda üldse vaatate? Kindlasti mõlemat.
juba nähtu põhjal, et ikkagi väga konkreetselt inimeste hoolivus oma kaasteeliste suhtes. Minu jaoks otsast pihta täiesti selge ja ei vajanud enda jaoks isegi põhjendamist, et nii inimestest kui ka teistest loomadest. Ants, kuidas sa vaatad seda? Tegelikult ju lõpuks me teeme ikkagi ju vist inimestest seda... Noh, jah, selles mõttes nii-öelda filmitegijana siis tagantjärgi ma vaatasin, et sa võid ju armast looma näidata ja veel kord näidata, aga 30-40 minutit ei näita armast looma, et seal on ikkagist vaja mingi lugu ja lugu räägib inimene ja karakteripõhiselt toimisid need kõige paremini, et kui oli kas talitaja või kuraator või keegi tegelane inimestest, kes seda protsessi seal juhtis ja ta tegi seda hästi ja loomulikult, siis seda on nagu nauditav vaadata, et aga üldjuhul oli see elust loomaaias, inimesed ja loomad ja kõik muu, linnud. Kas Patrik, kas seda lugu oli alati sellest materjalist nagu lihtne välja setitada või? Sa rääkisid praegu, et sa seal see lugu tekkis seal just sellest momendist, hakkasid ehitama nagu ülejäänud asja, et kas alati iga selle osa puhul oli seda lugu lihtne seal tekitada? No montaaž on üldse tegelikult suhteliselt pikk protsess, et kui mõtled, et mis seal ikka, et käid filmid ära ja siis paned kokku, et siis tegelikult see võtab ikka väga palju aega. Et ma sain ju ütleme, et esimese portsu materjali ma sain aprillikuus ja siin oktoobris me ikka veel tegime seda. Et see on hea pool aastat, kui me seda asja filmisime ja siis monteerisime, helindasime samal ajal, et seal on ka mitmeid inimesi taga. Et ja erinevate osadega oli erinevat pidi. Minu meelest see arsti episood sai meil esimesena valmis ja see läks üsna kähku, kuigi seal oli see, et me veel mõtlesime ja veel töötasime üldse seda saadet välja. Ja mulle endal oli Pootsmani episoodi kõige raskem teha ja kõige pikemalt võttis see aega. No nii, jõuamegi selle teemani, et kui on üks lugu, mis puudutab seda looma, siis on see Pootsmani episood. Võib-olla vaatame meeldetuletuseks väikse jupikese video 2 on siis meil headel tehnikutel siis teha. Aeg loob tõepoolest usaldust ja võimaldab vahetut suhtlust. Reisiteekonda on jäänud vaid viimane lühem lõik. Sõita Läti pealinnast Riiast Eesti piirile ja siis ainult natuke veel. Ja väga nagu kuidagi lustlik on see kõik see, mis näidati praegu. Aga ma saan aru, et see kõik pöördus ja see draamakaar, mis seal tekkis, no nii-öelda muidu mõtled, et väga kõik on halvasti, aga filmitegija jaoks see on nagu halb öelda, aga mõnes mõttes nagu jackpot. Ühtepidi jackpot selles mõttes, et jah, seal on see nii-öelda draama olemas, aga pigem oli see, et kuidas need inimesed, kes meid sinna lasid ja selle usalduse nagu andsid, seda näevad ja mis nende otsus on, eks ju. Kas näidata, kas võtta maha see teema üldse, nii edasi, õnneks me otsustasime koos kõik, et see on loomulik asi ja sellest tuli plaanitud, algsest plaanitust tuli 180 kraadi pööre ja nii-öelda selle loo tõttu oli see ka kõige emotsioonirikkam episood võib-olla või see osad nendest kõikidest saadetest on ja kõige vaadatum. Kõige vaadatum ja seal et see lugu läks korda, jah, niimoodi, et
aga kui keeruline seda oli ikkagi seda väärikalt teha, sellist asja? ma ütlen lihtsalt, et Patrickult oli siis, see oli suht viimane asi, mida me monteerisime, peaaegu ja Patrick lihtsalt, siis oli juba veel see rütm sees ja teadsime, kuidas ja mis, eks ju, ja siin on hästi palju Patricku enda loominguid ja ideid, et see algused arhiivid ja see ülesehitus ja midagi ära jätta, et meil skriptis oli midagi muud, et kui raske oli siis? Sa ütlesid, et oli raske. Ja kuidas see sinu jaoks üldse võib-olla tööle hakkas, et kui sa selle materjali esmalt said ja hakkasid minema kuskilt? No see vist lähtubki sellest, mis on võib-olla ka 2 küsimust ette see vastus, et kas see on loomadest või inimestest, siis minule üldse, et mis selle saate juures põnevust tekitas, on see, kui Ants tuli ja ütles, et okei, me teeme loomasaadet, aga et tegelikult see on nagu, et see on nagu loomaaed, et seal on need töötajad ülitähtsad. Ja need töötajad on see, mis selle saate maha müüvad. Mul on tohutult palju nunnu loomakaadreid veel, mida me ei kasutanud kahjuks, sest et nad lihtsalt ei mahtunud ära, sest et inimesed võtsid selle aja ära ja see on tohutult õigustatud. Ja samamoodi selle tiigrisaatega, see, mis selle panevad käima, on Anne ja Aleksander, ehk siis need inimesed, kes olid selle tiigri juures ja Annest. Ma mäletan, et see arhiiv on nagu montaažis lisatud, see on hilis nagu idee, seda algselt ei olnud üldse plaanis. Ja see tuli sellest, et Ants tuli materjaliga kontorisse kopeerima materjali ja siis ta oli tohutult rääkis, et kui südamlik materjal tal selle Annega tuli, mis siis filmiti, mis on siis see saate lõpp. Ja siis sellest tulenevalt ma lihtsalt guugeldasin seda Annet ja siis sealt tuli see arhiiv välja ja siis ma hakkasin seda Bootsmani veel siia arhiivi guugeldama ja siis mõtlesin, et miks mitte teha siis algus hoopis arhiivist. Tegelikult ikkagi üks asi viis teiseni selgelt ja selles materjalis ja selle info väljaga nagu selle läbiseedimine on mingis mõttes lahendus. Ma ei tea, kuidas siin loomaaia-töötajatel selle episoodiga suhe on, kuidas teie võtsite seda vastu ja läbi elasite? Et saade siis jah, mis rääkis Bootsmani mingis mõttes pärandist ja Bootsmani ja tiigri naasmisest Tallinna loomaaeda. Kas oli arutelusid? Kas oli keskustelusid? Kindlasti arutelusid oli ka loomaarsti poolt, siis just veterinaaria poole pealt, kõik see kas tuua, kuidas tuua, miks tuua, kuidas me temaga nagu tegeleme just veterinaarse poole pealt. Et see, kui suur see veterinaarne tiim seal taga oli, kui paljud erinevad arstid käisid teda vaatamas, kui palju me tegime talle neid uuringuid, et ikka olla kindlad, et kas me läheme lõikama, kas me teeme talle seda nagu operatsiooni. Et see kindlasti nagu mingi osa oli sellest kindlasti selles saates ka näha, aga kui palju seal tegelikult neid inimesi oli, et see ei tulnud nagu võib-olla kõik nii palju välja. Aga ma arvan, et selle osa kajastamine, see, et oli sees ja täpselt samamoodi sellest surmast rääkimine, et see on ikkagist nagu oluline ja seesama, et see loom ja need inimesed on seal koos kajastatud. Siin oli vahepeal küsige Slido kaudu küsimusi ka, varsti peale selle mikrofoni ka veel. Küsiti, kas mõni ohtlik olukord tuli ka teil filmimisel ette? Või oli kõik töötajad tegid teile instruktaaži ja õigel hetkel hoidsid teid ohu eest? No, Ants on julge mees, ma arvan, et tema saab kõige vahetumalt öelda, kuhu tegelikult ta vahepeal kaameraga jõudis, et minu mälupildis on väga selgelt see, et kus on Ants 2 tiigri vahel niimoodi, et ühelt poolt ja teiselt poolt, kui tiiger tahaks, ilmselt saaks teda puudutada või pai teha. Ja tegelikult ka loomaaia vahva suur isaelevant Karl nii lähedal, et võiks ka talle londiga kalli teha. Nii et räägi endast 2 tiigri vahel. Sa mõtled autos? No autos just, jah. Alex oli ka seal. Ei ikka, mingi ettevaatus on kogu aeg kuklas, et tundub, et oled hulljulge, aga tegelikult ma kui on elevandilont ja joon on maas, siis ma pigem sellest üle ei astunud. Tiigritega
jah, nad olid rahulikud selles mõttes, et eks ma vaatasin ja mõtlesin, et see vahe, mis need trellide vahe on, et sealt see käsi nii kiirelt ei käi vist ja oli kõrval professionaal ja kui ma tohtisin seal olla, ju siis oli hästi. Et ei tundnud, tegelikult ei tundnud ohtu küll, aga me teadsime, et me sinna läheme ja need kõik võivad ehmatada, et ühe korra, kui me siin siis Tiigriorus olime, siis Šotimaalt tulnud tiiger tegi mulle korra niisuguse äkkehmatuse, aga see oli nagu kaugemalt, aga sa said aru, et kui sa läbi ekraani vaatad suurt plaani ja ta äkki sinu poole hüppab, siis sa saad aru, et jäta rahule. Kas mõni nii-öelda žüsee või plaan läks täiesti untsu ka, et selle Bootsmani puhul tekkis 80-kraadine pööre, aga ma ei tea, võib-olla te arendasite mingit ideed, tegevust, episoodi, mis tegelikult läks mingil põhjusel untsu, et ei saanud lahendatud kuskile või jätsite siis pärast üldse välja? Ei mäleta, kas oli midagi täpselt? No Oaas oli niuke, mis rääkis üleüldisest sellest elusloodusest loomaajas, mis on väljapool puure, eks ju. Ja seal oli küll helesinine unistus teha niisugust miniloodusfilmi, aga ikkagist tuli ikka juttu panna kõvasti vahele. Et see oli niuke asi, mis läks natukese niimoodi, et pidi nagu ragistama ja mõtlema juurde, aga pigem läks ikka hästi. Ja seda võiks ka tegelikult positiivsena vaadata, et kui üks mõte on see, et mida ka ütleme, see loomaaed tervikuna veel juurde andis, siis ma arvan mitmete inimeste, paljude inimeste jaoks seda, et see territoorium siin on väga, võiks öelda ka väga uhke looduskaitsepaik lisaks sellele, et siin on päriselt kaitstavat loodusosa, et ongi nagu selline oaas keset Tallinna linna, et seda õnnestus ju väga hästi selle episoodi kellegi näidata. Läbi sõnade, muidu oleks pidanud 2 kuud filmima järjest vähemalt, et seda ilma sõnade. Järgmine kord. See on ka teistmoodi oaas keset Tallinna linna, et inimesed mõjutavad ka seda loomaaeda ennast ju siin oma ümbruskaudse linna tegevusega ja ma saan aru, et üks episood oli seoses nende šimpansitega. Jaa, oli. Vaatame, kus maal me praegu oleme. Jah, tegelikult võiks vist vaadata küll. Jaa. Vaatame klippi 3 ja mõtiskleme, miks mitte. Это лекарство, потому что у них стресс от петард, от салютов. И мы начинаем им успокаивающее давать, чтобы они спокойно не входили в стресс. Это как маленькому ребенку. Надо обманывать. Потому что так оно очень горькое, и они выплюнут сразу, они не будут его есть. Это человеческое лекарство, абсолютно человеческое. Шимпанзе, они человекообразные обезьяны, поэтому они болеют и лекарства получают как обыкновенные люди. Несколько лет назад у нас обезьяны вошли в такую депрессию. Мы после Нового года не могли вывести их из депрессии, они были напуганные, они были зажатые, у них температура была, ужасно было состояние. И поэтому вот мы несколько лет назад уже начали давать успокаивающие, готовим к Рождеству, и потом после Нового года мы плавно убираем эти таблетки. Я, пользуясь случаем, я хочу попросить граждан наших, взрослых, маленьких, чтобы старались не взрывать петарды и салюты около зоопарка, потому что животным не объяснить, что это такое. Для людей радость, а для животных это ужасный стресс. Ну и, в принципе, и домашние животные многие страдают, и дикие животные в лесу страдают, и птицы страдают. То есть это такая мимолетная радость, а потом это ужасный стресс для животных. Квинси, Бетти, идите сюда. Идите, красавицы, сюда. Так, молодец, Квинси. Давай, Беттенька, молодец, Бетти. Все в порядке. Все, криком коросу.
subtiitreid siin all kahjuks ei olnud, aga äkki sa natuke tõlgid, millest proua rääkis? Jaa, lühikokkuvõte siis sellest, et igal aastal selline pühade jõulude aeg tuleb anda šimpansidele rahustit ja rahustit siis sellepärast, et see on ju pühade aeg on teatavasti mitte ainult jõulurahu aeg, vaid on ka suur ilutulestiku ja paugutamise aeg. Ja inimesed, kellele see paugutamine ja ilutulestik korda läheb, et nad ei mõtle kuidagi selle peale, et on kaaselanikke, kellele see võib meelehärmi pakkuda ja nii siis ongi, et ega šimpanside jaoks see paugutamine kuskil seal Tallinnas ümbruses ei põhjendu ära, et see on nüüd ainult sellepärast, et nii on tore. Et see on nende jaoks seotud hirmu ja väga tugeva stressiga ja siis, et seda stressifooni all hoida või et nad hirmu niipidi ei tunneks, saavad nad siis sellist rahustit ja seal oli ka juttu, et selline rahusti, mis sobib ka inimestele, et põhimõtteliselt selline ka lastele või jah, suurematele inimestele mõeldud rahusti. Ja tekkiski siis sealt see mõte, et see on meil siis selle sarja viimane episood tegelikult, kus samamoodi ots jääb nagu lahti, et kes me õigupoolest need inimesed siis oleme, ma mõtlengi laias laastus kõiki inimesi, kes me siin päikse ja pilvede all elame, et me ikkagi otsustame, et me teame küll, et see tekitab stressi, aga no pauku peab ka ja ikka ilutulestiku peab ka ikka saama. Et selline mõtisklus, jah. Tihtipeale inimesed, kes dokumentaalfilmi tegemisega kokku kuidagi ei puutu, mõtlevad, et dokumentaalfilm ongi täpselt, filmiti täpselt üles enam-vähem nii nagu on, aga palju te pidite ikkagi ka ise, ma ei tea, lavastama, selles mõttes, et mine sinna, tee seda, meil on selline mõte, palju seda lavastust võis seal olla? Või kõik käis loomulikult? Mis oli minu jaoks kõige suurem nagu ühtepidi kartus, aga teistpidi siis positiivne üllatus olidki, et kõik need talitajad ja inimesed, kes seal tegelesid, nad tegid lihtsalt seda, mis nad tegid igapäevaselt 100 korda, 1000 korda juba teinud ja nad ei peljanud, võib-olla algselt oli niisugune hetk, aga mingi hetk me siis ju see usaldus tuli ja ega me väga trikke ei palunud teha ja hüpata ja karata ei palunud. Jah, me võib-olla mingis paar korda lasime uuesti kõndida, et lihtsalt nagu üldplaani saada, suuremat plaani, et see on nagu filmiks vajalik, aga me kuidagi sisuliselt ikka väga ei suunanud, et palusime jah, võib-olla uuesti lauset lühemalt öelda, niisugune nipet-näpet, aga ta on ikka päris nagu reaalne elu, jah. Sama? Ja üldiselt küll jah, et selles sükest suurt, ma ütlen, et on ju dokumentaalfilme ka, mis ongi oma teguviisilt on lihtsalt erinevad, et me ikkagi üritasime järgida seda, et saada aru eelneva töö käigus, et mis asjad siin üldse toimuvad, mis liigutusi inimesed ja siin elavad loomad teevad ja siis ikkagi nagu seda loomulikkust jälgides ja ma ei tea, Patrik, tundsid sa mõnel hetkel, et oi, kutit ei oleks võinud ikka siin luua nagu rohkem või oli selles mõttes ikkagi enamasti kõik loogiline ja piisav? Ei olnud mingit väga suurt minu meelest nagu teil skeemitamist, et mingi kaadri algus oli umbes, et Ants karjub, et võite nüüd minna. et täpselt seesama, et üldplaani jaoks saada mingi liikumine või mingi selline asi, aga sisulist asja küll ei olnud, oli täpselt see, et Ants on seal pelikani selle talitaja juures ja siis järgmine kaader on Ants kuskil pelikanidega puuris, siis need pelikanid üritavad seda kaamerat seal ära süüa ja nii oligi. et jah. Kui palju te käisite siis lõpukokkuvõttes selle kogu materjali jaoks loomaaias, kas te ise kuidagi kokku ka lugesite seda? See on kirjas, jah. Excel on olemas, võttepäevi minul oli 26, Tarmol oli 7 või 5 või ma ei mäleta, Tarmo Mikkussaar siis filmis Loodust mingil määral, mina ka ja siis Sandril oli ka üle 20-20-ga, aga enne oli paari nädala jagu ikkagist koha peal niisugust käimist ja tutvumist, pluss siis need kõik kirjatööd ja plaanid. Kui palju ajaliselt seda materjali oli? Seda ei tea. Terasi. No jah, terabaitides, aga ilmselt ikkagi sadu ja sadu. Aga montaažipäevi saab öelda, et ühe episoodi jaoks läks 8-10 päeva või? Jah, et jah. Nii et jah. Ühe inimese tööd ja siis kui kokku loed, mitu tööpäeva läks, siis see on natuks liiga palju võib-olla.
kas te tunnete nüüd, et nüüd on nagu kõik ammendatud, see on nagu täiuslik terviklik sari, kõik teemad ja sellised draamakaared on sealt läbi käinud või tegelikult oleks ainest küll ja veel? Mina ütleks küll, et elu ei saa ju otsa. Õige. Jaa, paberil on ka teemasid päris palju. Ootame. See tähendab seda, et tuleb järg? Kui tuleb. Kui tuleb, siis ta Onud tuleb. otsustavad. Vaatame. Et teemasi on täiega ja isegi kui midagi kordab nii-öelda, siis see kordus ei ole kunagi täpselt samasugune. Et alati on mingised uued hetked. Ma küsin ka niimoodi, et kas te saite midagi sellist looma ja elu kohta teada, mida te enne üldse ei teadnud? Mingisugune uus huvitav fakt? tohutu pühendumus inimeste poolt minu jaoks. Ma eeldasin, et see seal on, aga et see nii suur ja hoolivus ja suhtlemine nii intensiivne heas mõttes oli, et see oli äge. Jaa, et samamoodi, et see inimeste soojus ja hoolivus ja isegi kui on väga erinevaid karaktereid, nii nagu üldse me kõik ühiskonnas, igaüks on natuke omamoodi, siis selline ikkagi kompromissitu pühendumus. Et see läks väga südamesse ja see oli väga hea teadmine. Patrik? Nojah, see, et tegelikult kui läbi mõeldud kõik süsteemid siin on, et alates sellest, et sul on iga hommik see mingi õhtu vist ka toiduring, eks ju, siis on see, et see mingid loomade kakajunid, eks ju, et nad lähevad väetiseks kuhugi peenrale, samas nad lähevad ka loodushariduse klassi, et see kõik on nagu nii mingisugune süsteem, mis töötab ja see on nii lahe seda kuidagi avastada, kui sa üldse ei tea sellest midagi. Nii, kas on veel mõni küsimus publikust, kes soovib küsida või kõik on juba ära küsitud ja kellelgi ei olegi enam küsimusi ja kõik tahavad juba koju minna, sest on pime õues. Ja tahaks vaadata võib-olla uuesti Jupiterist mõnda sarja seda episoodi üle. Ja praegu ju tegelikult käib sari ETV Plus kanalil 4 päeva õhtuti. Just. Et seda saab vaadata. Ja ma saan aru, et nüüd käib ka Saaremaa soo sari, nii et... Loomaaedade sarjade buum on tekkinud. Ka buum. Ja UK-s tehtud sari on veel ETV Plussis ja siis on mingi vanem loomaarstide sari veel. Ainest jätkub, aga Tiit tahab küsida. Jah, ma olen kuuldel. Mõtlesin, ma uurin, et kas selle sarja vastu võib-olla on liiga vara küsida, aga et kas selle vastu on ka väljapoolt Eestit huvi tuntud? Oskate te vastata selle? Seda peab pakkuma, sellega peab tööd tegema natukese sinna viima, et ma tean, et ETV pool... Ma vormistan ümber, et kas te plaanite pakkuda? See on Kuklas olnud, praegust ma tean, et siis ETV poolt saadetakse see suure tõenäosusega niisugusele näitamisele, et mida iga Euroopa rahvustelevisioon on siis teinud ja siis üks niisugune hea musternäidis on see meie sarja üks episood, ehk siis see Pootsmani. Aga see on niisugune asi, et see peab olema hästi hea produtsent, et me ei ole produtsendid tegelikult ja eelarves ei ole produtsendile ruumi, aga peaks ikkagi selle jõu leidma ja ikkagi pakkuma, aga las ta seedib natukese. Et õnneks on veel nagu selleks momentum ja hea mõte kindlasti. Müügimeest on vaja, et võib-olla Tiit, sina ka aitad midagi. Kui inglis keeles kogu asja teeks. Levitage sõna, loeme inglise keeles ise aktsendiga peale. Aga mida te võiksite mõelda, on vaata need üle-euroopalised loomaadade assotsiatsiooni konverentsid, et Kaupole ka, et äkki tasub seal näidata, kui seal mingi vorm selleks on, seal on mingid kinoseansid olnud inimestel, aga seal on muidugi tõlget tarvist, et üldiselt Euroopas eesti keelt eriti palju ei osata. Tõlge on väga väike probleem. Seda annab tõlkida ilmselt üsna mõistliku eest ja ma arvan, et Rahvusringhääling on ka selles mõttes avatud, et see on Eesti riigi nii-öelda toode kokkuvõttes, et seda saab ka vabana näidata niimoodi. Kas on veel küsimusi või hakkame? Jaa, Kaupo, palun, väga hea, suurepärane. Ma võib-olla tegelikult päris küsimust ei küsigi, vaid mõtleks, et see seriaal on igatepidi olnud huvitavalt viisil jõudnud nagu tagasi. Et mul oli eile 2 töövestlust
ja ühe töövestluse puhul üks inimene küsis, et aga mis sellest sininambast siis ikkagi sai? et tema tütar oli seda tahtnud teada ja kandidaat siis lubas küsida ja ta küsis seda ja mõtlesin, et aga jäägu see siis saladuseks. Et tõepoolest see on ilmselt väga paljudes ringkondades olnud aruteluks, et kui muidu arutatakse poliitika üle, siis ilmselt saunas arutati selle üle, et mis siis sellest loomast sai. Et ma arvan, et oli väga hästi lahendatud. Ja teine, et mina olen neid seriaale vaadanud väga palju, sellepärast, et minu siin see tütar vaatab seda pidevalt, et ma arvan ka Pootsmani lugu vist 4 või 5 korda ja mõnda teist ka, et meeldib igas vanuses inimestel, nii et ma arvan, et väga hästi tehtud seriaal ja suur aitäh teile selle eest ja loomulikult kõikidele loomaaiatöötajatele, kes päriselt siis need superstaarid olid. Aitäh! Nii ma arvan, et selle kommentaariga on meil paslik lõpetada. Teeme suure aplausi meie sarja tegijatele, meie panelistele. Aitäh! Ja sellega ma arvan, et on meie arutelupäev siin vaikselt lõppemas, et tõesti on pimedaks läinud. Leidke kodutee, oli põnev päev, 4 erinevat paneeli. Alustasime looduskaitsest ja rohepöördest, rääkisime loodusharidusest, rääkisime eksootiliste loomade pidamisest ja nüüd jõudsime selle Elu loomaaias sarjani välja, nii et Elu loomaaias on ikka kirev, tulge siia tagasi, kohtume teiega jälle, nii et ilusat õhtut kõigile, aitäh!